Kõik asjad on kalendrisse ära planeeritud, et tal on planeeritud see, et ma olen sünnipäeval 8-9 ja siis 9-11 lähen teen kodus tööd veel natuke Outlookis. Käis ringi ülikonnaga, siis päike paistab talle pähe, aga ülejäänud aegadel võib leida kogu aeg mütsi peas. Ja müts on jah sõprade seltskonnas, kui just ülikonna üritus ei ole, et siis ei ole mütsi. Aga see on kindlasti positiivne, et ikka tuleb kohale, et kuigi kogu aeg on kiire, aga siis kui oluline üritus on, et siis on mees ikka kohal. Jah. Ja kui midagi toimetada vaja on kuskil mujal, siis enne ära ei lähe, kui kõik asjad on toimetatud, et vahet ei ole, kui isegi öösel magada ei saa. Mõningad mõnusad momendid elamusretkede radade tegemistelt, et lähed tegema mingisugust rada kuskile ja vaatad, et väljas juba kergelt ämardub ja siis ise mõtled, et võiks juba otsa kokku tõmmata, aga siis tuleb tema poolt, et kuule, lähem vaatame veel selle jupi veel, et teeme natuke veel ja siis muidugi eksid ära kuskile või selgub, et see jupp, mis on plaanitud võtta, et see võtab ikka kohutavalt palju kauem aega ja siis lõpuks lõpebki see nii, et sa oled kuskil Narva Jõesuus mingisuguste suvila rajoonis kuskil kott pimedas, kus elektrituled ka ei tööta ja siis kui auto tuleb selja tagant, siis mõtled, et igaks juhuks hüppad metsa vahele peitu, sest enne Melkurit ju ka kaasa ei võtnud ja siis oled kuulnud igast jutte, mis seal Narva Jõesuu vahel võib juhtuda ja suvalise esiveolise sõiduautoga ja siis ta ütleb, siit saab läbi küll, siis lähed, oled jälle kuskil põhja peal kinni ja kaekatsa. 2 tundi rahulikult. Ja siis jõuad mingisuguse maja juurde, kus on ka koer, kes on truu oma peremehele ja oma valdustele, aga meie vastu ei ole sugugi nii truu ja siis jooksed kuskil mööda kive ja mõtled, et nüüd astud kuskile kivi vahele ja murrad jala. Nii et nalja saab igastahes, et koju jõuad siis mõtled, et mitte kunagi enam ma ei lähe selle mehega koos mingit rada tegema, aga lõpuks oled jälle seal samas kohas tagasi.